No nii, viimane loeng ennem seda, kui me lähme raamistike juurde. Ehk kui siiamaani oleme JavaScripti kirjutanud nii, nagu ta on, siis nüüd peaks olema juba enam-vähem hakkama pilt selgeks saama, et hädasi selle JavaScriptiga palju niimoodi. Ja üks lahendus, mida on siis nüüd pikalt tehtud, on siis TypeScript, mis siis on JavaScripti superset, ehk siis kõik, mis on valiidne JavaScript, on ka valiidne TypeScriptis, aga saab paremini. Ja siis pärast transpileeritakse siis jällegi tavaliseks JavaScriptiks tagasi. Aga annab siis teile sellise turvalisuse ja kontrolli sellel ajal, kui te oma koodi kirjutate. Ja tänapäeval ikkagi enamik rakendusi ja teeke on siis kirjutatud TypeScriptis. Et vähemalt sellised lihtsad vead suudab siis sellega ära hoida. Ja mida ta siis teeb? Paneb siis või annab teile siis staatilise tüübi kontrolli kompileerimise ajal ja ka siis sellise pre-compile ajal, ehk siis Visual Studio Code oskab teile neid vigu ilusti näidata, mida te teete. Annab teile toreda sellise IDE toe, sest kõik võimalikud autocompletion'id, kõik muud asjad toimivad, oskab näidata teile deklaratsioone, asju, kõik on nagu olemas. Nagu ikka, tüübitud süsteemiga keelt on ka palju parem lugeda, tõesti dokumenteerib ennast ise ja lõpuks muidugi on see siis selline, ehkki ka sellel on väikeseid lahendusi nüüd tänapäeval olemas, aga reaalsus vähemalt pikka aega oli siis selline, et see tüübi kontroll toimib siis ainult koodi kirjutamise ajal. Sellel hetkel, kui te selle oma rakenduse kokku panete ja päriselt brauseri poole või serveri poole minema saadate ja sealt siis edasi brauserisse, siis enam sellest TypeScriptist asja ei ole. Siia tuleme praktikumist tagasi, kuidas seda siis tööle panna. Ja mis siis praegast on, selle põhivahend on siis see Vite. Kui te vanu jutte loete, siis näete kindlasti Webpack ja Babelit ja kõiki niisuguseid jutusi. Nüüdne värk ikkagi on enamuses kõik Vite peal, mida ka meie siis kasutame. Ja mis siis tulemuseks on? Kõigepealt siis vaatame seda vana varianti. Selline kood on JavaScriptis täitsa legaalne. Meil on funktsioon AB, parameetritega liidab A ja B kokku ja võite välja kutsuda A string, 5 number ja saate vastuseks A5. Kõik on nagu fine JavaScripti mõistes. TypeScript, nüüd kui see tüübi külge panna, hakkab siis igasuguste asjade üle virisema. See viga siin küll olnud, ei ole päris õige enam mul. See on sellest, kui ma alles alustasin seda TypeScripti külge panemist, peaks selle veast ära võtma. See enam, on ikka viga. See on täitsa õige veel, vabandust. Kuna tagastustüüp on string ja siit tuleb number ja number, siis siit tuleb number plus number annab numbri, mida ei saa omistada stringile. Ja kõik on õige. Ja teistpidi siis siit tuleb jälle järgmine viga. Summa on 5, mis tähendab seda, et see summa on igal juhul number. Ja nüüd, kui me üritame siis välja kutsuda funktsiooni add, mis deklaratsiooni järgi tagastab meile stringi, siis me ei saa stringi omistada numbrile, sellele summale, jälle viga. Ja nüüd, kui siis siia tüübid külge panna, siin on siis kõik tüübid defineeritud, ehk A on number, B on number, tagastame stringi, liidame A, B kokku, konverdime stringiks, ütleme, et ka summa on string ja siis tema on tehte. Siis siin on kõik ilusti ilma vegadeta ja TypeScript käitub siis väga C-Sharpi sarnaselt, et mitte öelda, et TypeScript ongi Microsofti poolt algselt kirjutatud ja samade inimeste poolt kirjutatud, kes ka C-Sharpi kompilaatorid kirjutavad või keelestandardid teevad. Ja ehk siin on ka siis type interference, ehk kui me ütleme, et meil on funktsioon add 2 parameetriga, neil peavad tüübid olema, aga return A plus B on igal juhul toStringiga, siis siit saab kompilaator juba välja lugeda, et igal juhul see add on stringi tüüpi. Ja siin ka siis juba kõik nagu klapib ilusti. Ja let sum, kuna me siin omistame stringi, siis sum on ka automaatselt stringi tüüpi. Ehk siis baastüübid on kõik need samad enam-vähem väikeste erisustega, mis on meil tavalises JavaScriptis, ehk on boolean, on number, nagu ikka number, on string, on kogu see stringi interpoleerimine kõikidel võimalikel viisil. See on nii nagu tavalises JavaScriptis, ainult et siis selle vahega, et nüüd see tüüp on fikseeritud ja seda enam muuta ei saa. Siis on meil veel baastüüpe, on massiiv. Massiiv on nüüd tüübiga.
Samamoodi võime siis R-i geneerikuga ütelda, ehk TypeScripti jaoks on ka geneerikud täitsa olemas, sellest tuleb ka veel juttu, ehk massiiv. Ja siis on olemas meil tuple, ehk tuple on siis piiratud liikmete arvuga massiiv. Aga siin me ütleme, et siis X on tuple, ehk tal on siis 2 elementi. Tuple teatavasti ei tähenda doublet, on ju. Meil on olemas ka 5 tuple ja mis iganes muud asjad, on ju. Ehk tuple on siis lihtsalt mitmeliikmeline selline kollektsioon. Ehk siin siis ütleme, et tal on siis 2 liiget, mis peavad olema tüübi string ja number. Siin me näituseks siis väärtustame seda, need on täitsa sobivad. Proovime elemendid panna teistpidi, ei kõlba enam. Proovite panna elemente rohkem, ka ei pruugi kõlvata. Ja näituseks siin ka siis ma proovin siis jõuga kasutada indeksit, mida ei ole olemas, X3. JavaScripti mõistes oleks see täiesti okei. TypeScript ütleb, et ei lähe mitte. Ehk meil ei ole elementi 3 olemas. Uus tüüp, mida ei ole JavaScriptis, enum, käitub üsna nii, nagu enumid tavaliselt käituvad, aga nüüd väikeste erisustega. Ehk tavaline enum on siis numbrid. Numbrid, väärtused algavad 0-st, ehk siis see red siin sees oleks 0, green on 1, blue on 2. Saate ka need üle kirjutada. Ja teile ei lasta siin näiteks öelda, et see C1 on number, et C1 on ikkagi peab olema tüübist color 1 ehk siis enum. Ja enumil on ka olemas reverse mapping. Ehk saate siis color 1-st küsida järgi selle C1 järgi, saate name'i, saate siis stringi. Ehk siis vastavalt, mis see C1 meil siis peaks olema, colon green, ehk see peaks siis green olema. Ja saab ka küsida numbri stringi järgi. Ja saab ka teha siis enum'i stringidest. Stringide puhul küll ei ole olemas reverse mappingut. Ehk seal saab ainult ühtepidi. Aga nüüd siis läheb juba natuke huvitavamaks. Union tüübid. Ehk union tüübid on siis sellised tüübid, kus me ütleme, et meil on mingisugune muutuja S, mis on kas string või 0 või undefined. Ehk siis selline OR-i ühekordne püstkaigas ütleb, et meil on siis mitu tüüpi võimalikud. Ja kuna ta on ka string 0 või undefined, siis on ju number ei ole võimalik tüüp, ehk seda ei saa siia omistada. Ja need union tüübid on hästi laialt levinud. Üks koht, kus need hästi palju kasutatakse, on siis kindlasti nullable. Ehk kui tahate öelda, et input on kas string või 0, siis käib see siis läbi selle union tüübi. Ja igasugused funktsiooni overload'id ja kõik muud asjad siis käivad selle kaudu. Siis on olemas veel huvitav variant literaaltüübid, mis ütlevad siis seda, et sellel tüübi puhul easing on lubatud ainult täpselt need 3 võimalikku väärtust ja mitte midagi muud. Ja type duration olemuselt number, aga lubatud on täpselt ainult need väärtused ja mitte midagi muud. Ehk see väljakutse siin on okei, see väljakutse siin on kõlbmatu. Nüüd aegalt see ei toimi meile ja aegalt tuleb olla siis minna tagasi vana asja juurde ja selleks, et minna vana asja juurde, siis on olemas eraldi tüüp defineeritud, mille nimi on siis any, kus te ütlete siis, et TypeScriptile, et kuule tead, tegelikult ikkagi ei ole selge, mis see siin olema peaks, ehk kui see tuleb kuskilt eriti välisest allikast, on ju, ja siis te saate pöörduda tagasi JavaScripti klassikalise tüübihalduse poole, ehk tüüpe meil ei ole. Ja kui te olete ütelnud, et see asi on any, siis anything goes, võite proovida siit välja kutsuda funktsiooni, mis sest, et me näeme, et siin on 4, aga ega TypeScript seda nagu siis ei tea, mis siin runtime ajal toimub, võib-olla siin on keegi midagi asendanud ja see on täitsa okei, proovida seda välja kutsuda ja vaatame, mis siis juhtub. Samamoodi siin, see võiks nagu okei olla, nii kaua kui ta on number, on ju. Ehk siin saab siis igasugust asja teha ja samamoodi siis see klassikaline massiiv, kus teil on kõik võimalikud muutujatüübid lubatud massiivi sees, on ka siis tüübist any. Kui te nii laialt ei taha, siis on juba tuleb union tüüpe kasutada. Siis on meil olemas ka selline tore tüüp nüüd, mille nimi on unknown, mis on mõneti palju parem kui any või selline turvalisem. Siin tuleb siis kasutada tehnikat, et TypeScript oleks teile õnnelik. Tuleb siis kasutada tehnikat, mille nimi on narrow the type, ehk siis teha tüübi kitsendust. Ja juhul, kui te ei tea, mis see on siis soovitatud tüüp, ehk kui see tuleb kuskilt välisest allikast. Ja
kui me ütleme siin näite näiteks, et value unknown on hello, siis siin ütleb TypeScript meile, et niisugust asja teha ei saa, mis sest, et on string, me ei ole kindel, et on string. Ja tuleb teha tüübi kontroll, ehk siis kuidagi nõrvutada seda asja, ehk minna kitsamaks. Ja üks koht, kus seda palju kasutatakse, on siis veahalduses, try catch'is, kus see error võib olla igasugused erinevad errorid, siis siin saab küsida, et kas on ühest, teisest või kolmandast tüübist pärit, et mis iganes sealt errorist välja tuleb. Siis on meil olemas void. Void on siis selline tagastustüüp, kui te olete sellises funktsioonis, kus te teate, et te mitte midagi ei tagasta. Ja ainukene lubatud tagastustüüp funktsioonist on siis undefined, mis teatavasti oli ka funktsiooni vaikimisi tagastustüüp. Ehk kui teil mingit return'i ei tee, siis teie funktsioon alati tagastab undefined'i, ehk siis selle võib panna siis void tüübiks. Ja teistpidi siis voidile saab ainult omistada ühte asja, undefined, midagi muud siin omistada ei saa, nulli ei saa omistada void result'ile. Ja siin on siis sama, nagu JavaScriptiski, null ja undefined on siis mõlemad oma tüübiga, undefined ja null. Siis on veel eraldi üks tüüp või niisugune kontroll, see ei olegi tegelikult tüüp otseselt, on siis never, ehk siis ei iialgi, millega saab siis näidata, et see on seda tüüpi funktsioon, kust ei iialgi väärtust ei tagastata. Ehk ainuke variant siit tagastada on siis visata nii-öelda exception ehk throw. Või siis, siin on samamoodi automaatselt tuvastatud, et siit midagi tagasi tulda, ehk ta on never. Ja ka siit näituseks on võimalik öelda, et see on never, sest siin on loop, mis ei lõppe mitte kunagi ära. Siit mingit breaki ei ole, midagi ei ole. Kompilaator saab sellest aru. Siis on meil objekt, ehk siis umbes sama, mis ta on JavaScriptis alguses, ehk siis see on ikka lihtne objekt, ehk non-primitiivne tüüp, ehk siis kõik, mis ei ole number, string ja nii edasi. Ja objekti puhul siis teeme kõike igasuguseid selliseid asju, mida me ikka objekti puhul alguses JavaScriptis tegime. Ja siin siis kontrollitakse, et me ei saa siia mingit muid nagu andmetüüpe saada. Nüüd, mida meil aeg-ajalt siis tarvis teha on, eriti kui meil on välised allikad, siis aeg-ajalt me teame, et mingi asi on täpselt nii, nagu meie tahame ja TypeScript ei mõista meid. Ja sellest saab siis üle sõita ja ütelda TypeScriptile, et trust me, ma tean, mis ma teen, hoia mu õlut. Ja selleks trust me'iks on siis type assertions, ehk siis sisuliselt casting. Castingul on kaks vormi, kas siis selline sulgude sisse ja siis suurem väiksem märkide vahele või as. Ja as on pigem tavaliselt, see ka siis sulgude sees. Ja see as on tavaliselt pigem selline soovituslik, sest me jõuame mingil hetkel Reacti välja ja see on ainukene, mida siis React toetab. React sellist castimist ei toeta. Ja nüüd siis kompilaatoriga ühtlasi kontrollib, et kui te olete ütelnud, et mingi asi on null või võimalik, et on null, et siis string ja null, siis te saate virisemist, nii nagu C-Sharpiski saime. Ja siin ka siis samamoodi, sama tähis nagu mitmeski keeles, ka C-Sharpis oli, kus me saame siis ütelda transpilerile või kompilaatorile nii-öelda, et ma tean, mis ma teen, ära sega mind. Ja siin tekiks meil siis ametlikult viga, sest me ju ei pruugi seda elementi leida selle ID järgi, ei pruugi olemas olla, ehk siis tagastustüüp on HTML element või null ja juhin tähelepanu, et kõik DOM-i elemendid on ka tüübitud, et seda teab TypeScript automaatselt. Ja ehk siin on lubatud teoreetiliselt null väärtus selle elemendile, ehk me ei saaks seda omistamist siin nagu teha, saame errori. Aga kui me oleme kindlad, et on olemas ja me ei taha kontrolli teha, võime siis lihtsalt hue-märgi siia vahele kirjutada. Ja mõistlikum muidugi on siis seda teha viisakalt mingisuguse if-lausega, siin siis truth'i kontroll. Ja siin muidugi, kui me teeme siis sellist checki, siis TypeScript nüüd teab, et see tüüp on päriselt olemas või see väärtus on päriselt olemas, järelikult on ta HTML element ja saab kõike teha. Siis me saame teha tüüpidele aliased, ehk saame teha mingisuguse kompleksse tüübi. Siin on see kokku pandud name ja mingi name resolver, ehk üks on string ja teine on funktsioon, see on ka siis funktsiooni tüüp selline, ei ühtegi parameetrit ja tagastab stringi, jällegi C-Sharpist juba ilmselt tuttav konstruktsioon. Ja lõpuks siis nii-öelda kombo tüüp, mis ütleb, et ta on kas name või see resolver.
ja kuskil siin siis saab seda parameetrina kasutada, et ei pea niisugust pikalt välja kirjutama ja siis tuleb ikkagi siin kindlaks teha, millega see, mis tüüpi see asi siis on, et mida me päriselt teeme, et kas me tagastame siit siis selle n-i otse, kui ta on string, või kui ta ei ole string, siis järelikult peab olema funktsioon, mis tagastab stringi, ehk siis tuleb see välja kutsuda. Ja meil on ka olemas siis interface'id, millele kohe jõuame järgmise peatükiga, aga interface'id siis määravad objekti kuju ja ühtlasi ka sellega saab siis klass nii-öelda ka pärilust teha interface'idega ja klassidele külge panna. Ja tüüpe on siis kasulik just nimelt igasuguste nii-öelda baastüüpidest konstrueeritud tüüpide jaoks. Ja mis siis need interface'id on JavaScriptis? Esimese hooga on nad täpselt samad koos siis oma JavaScripti veidrustega muidugi, nii nagu nad olid ka meil C-Sharpis. Ja siin siis on vaheks see, et JavaScript kasutab asja, mille nimi on duck typing. Duck typing on siis selline typing või sellisel viisil tehtud strukturaalne subtyping ehk kui ta lendab ja prääksub ja kõnnib nagu part, siis järelikult on tegemist pardiga. Ehk siin siis kontrollitakse selle asja struktuuri. Ehk kui mingi asi on interface ja kas mingi asi siis vastab sellele interface'ile, siis kontrollitakse mitte seda, kas interface seal küljes on, vaid seda, kas selle interface'i tingimused on täidetud. Kui interface'i tingimused on täidetud, hoolimata, et seda interface'i sellest ei ole kunagi kuskil kasutatudki, siis ta sellele vastab. Ehk nii-öelda kuju vastab, me usume, et ta on see. Ja välja näeb ta selline nagu interface ikka, täpselt sama nagu C-Sharpis. Ja mina ka muidugi ühtlasi, kuna ma palju C-Sharpi kirjutan, siis ma toon ka oma C-Sharpi harjumuse kohale. Mina tavaliselt siis alustan interface'i suure i-tähega. Siis on mul selge, millega tegemist on. Ja kui me siin ütleme, et see põh-person on seda interface'i täitmas, siis me saame siin öelda rahulikult põh-name ja ei mingit virinat, et ei tea, kas selle PSS name olemas on, sest interface ju seda ütleb. Ja siin ka siis näide sellest duck typingust, ehk see ju tegelikult nagu kuskil ütled, see my person vastaks sellele person interface'ile, aga kuju poolest ta sobib, ta on objekt, tema sees on väli name, mis on ka string, järelikult saab saata. Nüüd, kuna JavaScriptis on asjad niisugused nagu lahtised ja neid saab käigu pealt muuta ja objektidesse saab asju juurde toppida ja kõike muud taolist, siis peab seda ka tegema siis interface'id, peavad niisugust asja siis toetama. Ja siis näiteks, kui meil mingisugune väli interface'is ei ole kohustuslik, siis saab selle optional property'le panna siis property nime lõppu küsimärgi, mis ütleb siis seda, et seda property't ei pruugi alati seal olla, pole kohustuslik. Kui on, siis ta on mingist tüübist. Saab ka teha siis read-only't, ehk siis property nimeta saab panna read-only. Siis lubatakse väärtustada ainult siis, kui me selle objekti loome sel hetkel. Ja TypeScriptil on ka siis oma spetsiaalne tüüp read-only array, kui kellelgi niisugust asja vaja, mis siis võtab array küljest ära muteerimismeetodid. Ja jäme pöidlareegel või rusikareegel eesti keeles küll on siis see, et muutajad deklareerime constiga ja property'd deklareerime read-only'ga, kui me tahame siis niisugust muutumatut väärtust saada. Ja kui me nüüd siis objekti literaale teeme, nemad siis saavad niisuguse spetsiaalse, mitte nüüd siis duck typingu, vaid sellise kontrollitakse ka üleliigse properteid, just nimelt objekti literaalide puhul. Ja kui me need omistame teisele muutujale, siis võib asi minna katki ja öeldakse, et on vale. Ja kui siis meil on nüüd vaja niisugust asja teha, siis ehk näiteks see siin, vaadatakse üsna sarnane näide selle eelmisega on ju. Ehk kui siin tuleb korsi tagasi, et see vahe näha oleks, siin me kõigepealt tekitame muutuja ja saadame muutuja, siis see on okei. Siin töötab duck typing, aga siin selles näites enam duck typing ei tööta, sest siin me saadame otse objekti, mitte muutujat ja siin öeldakse, et sorry, see foo oleks just üleliigne asi, nii teha ei saa. Aga et siis sellest asja teha, ehk see on siis optional väli, mis võib olla, aga ei pea olema ja siin on nüüd siis selline konstruktsioon, ehk siis index signature, mis ütleb, et name võib olla mis iganes asi, tüübi string
ja väärtuseks või nii-öelda selle muutuja enda tüübiks on any. Ehk me lubame, mida me siis lõpuks ütleme, on see, et meil peab olema property name, mis on read-only, mida muuta ei saa, age, mis võib mitte olemas olla, aga kui on, siis on number ja siis kõik ülejäänud igasugused propertid, ükstaskõik mis nimega ja ükstaskõik mis tüübiga. Ja neid saab siin siis piirata, kui seda tarvis on. Ehk saab ütelda, kas nad kõik on numbrid või mida muud iganes kirjutada. Interface'ides saab ka kirjutada funktsioonitüüpe sisse. Näiteks siin on nüüd siis spetsiaalne interface, mis kirjeldab, et meil ongi ainult nii-öelda kirjeldabki interface'i, kirjeldabki funktsiooni, kui seda tarvis on. Ehkki niisugust asja tehakse suhteliselt harva. Ja siis lõpuks on meil klassid. Traditsionaalne JavaScript, seal siis ei olnud klasse, tuli alles aastal 2015, nüüdseks juba 10 aastat tagasi. TypeScript on kogu aeg olnud klassidega. Ja eks need ka need ECMAScript 6 klassid siis tehti suuresti TypeScripti järgi. Ja ega seal midagi muud väga vahet ei ole nende klassidega. Ehk ainuke asi, mis siis tuli juurde või teistsuguseks, on siis see privaatmuutujate tähistamine trelliga, mida nüüd siis ka TypeScript toetab. Ehk siis, mis siis toimub klassidega? Vaikimis on nad public, saab teha private'iks, ehk siis saab ainult selles containing klassis kätte mingid asju. Saab teha protected'it, ehk siis on nähtaval ainult alamklassi sees, emaklassis olevad asjad, aga mitte väljapoole. Ja nagu ikka, siis on strukturaalne tüübisüsteemis ja see duck typing, seda siis peab kontrollima. Ja mingi jutt on ka siis sellest, et kui me võrdleme nüüd tüüpe, millel on siis private ja protected asjad küljes, ehk siis private'i puhul nad peavad siis samast deklaratsioonist tulema ja samamoodi ka protected'i puhul. Seda on küll suhteliselt harva nagu tarvis. Saab ka igast huvitavaid asju teha ja nüüd natuke huvitav asi, mis meil siis on siis see, et me saame siis oma property'd muuta read-only'deks, read-only keyword'iga, sellest juba oli juttu. Ja read-only muutujad või property klassist tuleb siis väärtustada deklaratsioonis. Ja tänu sellele tuleb seda juttu siis nagu päris pikalt kirjutada, ütelda, et meil on siis private X, private Y ja konstruktor ja siin siis need asjad ära väärtustada. Aga saab ka siis lühemalt, ehk kui me siis ütleme konstruktori parameetritele ette, mis nad on, kas nad on siis public, private või protected'it, ehk me kasutame access modifierit, siis seda nimetatakse siis parameter properties lahenduseks ja siin siis TypeScript automaatselt deklareerib ise meile need muutuvad ära ja annab ka väärtused, ehk teeb täpselt sama, mis siin kirjas on, ehk siis saab oluliselt lühemalt kirjutada. Ehk tavaliselt enamik ikkagi kasutavad seda parameter properties varianti. Aga võib-olla mitte alati. Sarnaselt C-Sharpile on ka olemas static ja abstract, töötavad täitsa nii, nagu nad ka C-Sharpis töötasid. Siin nagu mingit imet ei ole. Ja on siis meil need interface'id, mis siis ütlevad, mis meie interface'is olema peab, mingid property'd, mingid funktsioonid ja siis saame öelda, et klass siis täidab või peab täitma seda interface'i. Ehk siis implements ja siia see interface'id ja mina jällegi tahan siis seda i-tähte ja ise oma enda koodis ette kirjutada. Ja interface'i saab siis siia panna mitu tükki külge, ehk siis peate kõiki neid täitma ja saate teha interface'i, kus on ka optional meetodid, mida siis ei pea tingimatult täitma ja kõike muud taolist. Aga interface'id saavad üksteisest pärida ja kõike muud. Siis on meil olemas funktsioonitüübid, ka sellest me juba siin lühidalt rääkisime, mida me interface'is vaatasime. Ehk siis siin saab öelda siis myAdd on siis seda tüüpi asi, ehk siin on siis funktsiooni tüüp, nimi ei ole funktsiooni tüübi osa, ehk me lihtsalt põhimõtteliselt ütleme, et meil on 2 parameetrit, parameetrite nimed ei ole üldse olulised, need on lihtsalt nagu nii-öelda placeholderid või nagu dokumentatsioon. Olulised on need tüübid, ehk meil on 2 parameetrit, number ja tagastame ka numbri. Ja tõesti see funktsioon siis sellele tüübile vastab. Ja jällegi see tüüp on siis selle jaoks kasulik, et sellega saab siis igasuguseid nii-öelda callback'e defineerida, et mis kujul funktsiooni me ootame täpselt oma mingiks parameetriks.
Nüüd, siin on paar vahet JavaScriptiga. JavaScriptiga võrreldes, mida TypeScript ootab, on see, et parameetrite arv peab klappima. Erinevalt siis JavaScriptist. Ja kui mingi parameeter on optional, siis sinna tuleb saab küsimärgi parameetri nimele lõppu panna. Ja kõik need optional parameetrid peavad siis käima nimekirja lõpus. Ja saab siis ka default väärtuseid kasutada. Ja default parameetrid tulevad siis ka jällegi nimekirja lõpus ja käituvad siis samamoodi nagu optionalid. Siis kui me nüüd DOM-i vaatasime ja event handlereid, siis seal oli meil selline parameeter nagu this, mis siis sõltub kuskil funktsiooni sees siis sellest, kuidas ta on parasjagu välja kutsutud. Ja kuna ta niimoodi erinevalt käitub, siis ta teeb on üsna võimas omaduskeeles, aga teistpidi tekitab segadust. Ja TypeScriptis saab siis sellises kohas kasutada esimesel kohal nii-öelda this'ile anda tüüp, ehk see siis ei ole esimene parameeter, see on lihtsalt siis tüübi deklaratsioon, et öelda, mis asi see this, selle number pressed asja sees on. Ja siis siin saab veel omakorda teha type assertion'it, ehk siis nii-öelda kitsenduse tüüpi ütelda, et minu element, ehk see this, kus ma olen, sest siin algselt on ta global event handlers alati, aga siin ma tean, et alati see number pressed on siis, käib kuskil HTML-i, mis iganes on ju elemendi küljes. Ja sealt saab siis midagi välja lugeda, mida me tahame. Siis samamoodi C-Sharpiga võrreldes on meil olemas siis geneerikud, mis käituvad üsna samamoodi. Ehk siis saab ütelda midagi selles vaimus, et mul on funktsioon identity, kasutab ühte geneerikut tõh, mis iganes tüüp siia saadetakse ja tal on üks parameeter, mis on ka samast tüübist ja ta ka tagastab samast tüübist parameetri. Ehk siis näiteks midagi selles vaimus siin. Ja ka see siin on okei, kuna tehakse ka type inference'it, siis kuna me argumendina anname sisse 42, siis see on number, järelikult ka see peab olema siin number, ehk ei pea seda otseselt ette andma. Ja geneerikutele saab siis kanda constraint'e, ehk ta saab ütelda, mis tüübid siis on olemas. Ehk näiteks siin on siis function või funktsioon logging identity, mille on üks geneerik tõh ja mis peab siis pikendama mingisugust asja, extends või pärinema sellest lengthwise'ist, kus öeldakse, et see asi peaks olema number. Ehk siis selline asi on ju. Ja tõh extends lengthwise, siin küll on ta siis juba on ju objekt, mille sees on number. Ehk tõesti siin on siis see length. Nii. Siis mida me veel teha saame, lisaks sellele, et me saame ütelda OR-iga panna tüüpe kokku, siis me saame ka tüüpe kokku kleepida, ehk kasutada siis ühte and-märki, mis ütleb, et tee mulle sellest has-name'ist ja has-age'ist ühine mingisugune tüüp nimetusega person. Nüüd advanced tüübid või natuke parem lähenemine on siis see, et kui meil neid tüüpe hakkab nüüd palju olema ja seda tavaliselt ikkagi lõpuks TypeScriptis juhtub. Ja meil üks sama meetod peab tegelema väga erinevate tüüpidega ja vastavalt sellele otsustama, mida ta siis parasjagu teeb. Siis üsna tihti hakkab JavaScriptis nägema mingisugust sellist konstruktsiooni, kus meil on siis funktsioon get small pet, mis tagastab kas fish või bird, kas kala või lind. Ja vastavalt sellele, kumb ta siis on parasjagu siin, tuleks siis nüüd hakata otsustama, et mida me siis teeme, et mida meie loom teeb. Nüüd sellise olukorra lahendamiseks, ja see on suhteliselt lihtne olukord, sellise olukorra lahendamiseks on siis olemas meil asjad, mille nimi on tüübi predikaadid. Niimoodi saab ka, aga nii on tüütu, on ju. Ja tüübi predikaadid on siis funktsioonid, mis siis võtab selle ühe või teise parameetri sisse, või nii-öelda mõlemad tüüpi parameetrid, ehk siis unioni nendest. Ja siin sees siis tuleb teha kontroll, et kummaga on tegemist. Ja siin siis antakse spetsiaalne tüüp pet is fish ehk is ja siis see tüüp, mida me kontrollime. Ehk siis selle asja tulemuseks on siis see, et TypeScript teab, et seda funktsiooni isFish
kasutatakse selleks, et kontrollida, kas see element pet on päriselt fish. Ja kui ta on päriselt fish, kuidas iganes te selle siin sees kindlaks teete, teie mure, aga kui te olete selle kindlaks teinud ja tagastate siit truth'i väärtuse, siis tulemuseks on see, et TypeScript teab, et ahah, järelikult nüüd see parameeter on tüübist fish. Ehk kui siis seda isFish'i nüüd predikaadis kasutada, siis automaatselt saab seda pet.swim'i välja kutsuda. Ja kui see meil ennem oli see 2 tüüpi, siin on ju sellel fish ja bird, siis nüüd ta teab nii-öelda else harus, et tegemist on siis kindlasti mitte fish'iga, ehk teine variant ainukene on siis mingi lind ja saab lennata. Samamoodi saab seda veel teistmoodi kirjutada, ehk saab siis kasutada type-off'i. See ka siis samamoodi ütleb, et ta teab siis, millega tegemist on, ehk siis if lauses ja edasi juba käitub nagu õigesti. Samamoodi ka instance off'iga saab siis objekte proovida. Ja nüüd üks asi, mida nüüd me ootame juba C# mitu aastat ja mille üle käib hirmus vaidlus, on siis, sest see tekitab igasugused edge case'e väga palju keeles, on siis diskrimineeritud unionid. Ja diskrimineeritud unionid on siis seesama union tüüp, aga selles union tüübis on siis mingisugune viis, kuidas teha kindlaks, mis tüüpid on. Ja siin siis selleks on näiteks see sõna kind, selle jaoks parasjagu käigus. Ja TypeScripti kompilaator leiab siis üles selle property, mis siis mõlemis asjas on olemas ja millel on konstantne väärtus, mis peab igal olema erinev. Ja selle põhjal juba siis saab siin öelda shape kind ja nüüd juba case'iga minnes siis TypeScript teab, et millega on tegemist. Ja seda kasutatakse siis päris palju raamistikes. Siis veel nüüd niukest advanced asja natukene on siis keyoff, mis siis loeb meile interface'ist kokku seal olevad võimalikud key'd ja tekitab meile siis uue tüübi sellest, ehk siis type person keys, annab meil sellise union tüübi, see on see string, millel on 2 väärtust lubatud, name ja age, ehk siis constant union tüüp. Ja sellega võib siis igasuguseid huvitavaid asju kokku keeta. Isegi hakka seda läbi käima, et kes tahab sellest aru saada, nüüd istub rahulikult maha ja hakkab siin mõtlema, mida siis täpselt siin nende generikutega tehakse. Ehk iseenesest oleks huvitav, korraks võib vaadata, et meil on generic tõh. Nii, siis on meil generic kõh, mis extends keyoff tõh. Ehk ta loeb nüüd kokku selle tõhis olevad key'd, ehk siia peaks siis tulema mingisugune kõh sisse. Nii, ja nüüd parameetriks me ütleme, et meil on objekt tõh. Okei, ja keikõh, ehk siis teine parameeter saab olla ainult väärtus string, mis on nimi nendest propertitest siit. Ehk näiteks, kui me seda kasutame, ehk siis kas name või age. Ja seejärel me tagastustüübina tagastame ainult selle objekti seest, ainult selle võtme alusel, ehk siis selle name'i alusel, property name'i alusel mingisuguse väärtuse, mida me ikka siis lõpuks teeme. Nii, get property person name vastab täitsa tõele. Get property person email. Jep, see ei saa tõele vastata, sest email ei ole tüüp siit nimi sellest tüübist. Ehk siis selline, ma ei teagi, milleks see vaja peaks olema, aga saab igasugust ägedust teha. Kindlasti saab sellega igast huvitav asju teha. Siis on meil olemas veel selline huvitav asi, mis küll on vetukene võib-olla rohkem kasulikum, on siis asConst. Ja sarnane siis selle key'ga, keyoffiga, ehk asConst ütleb, kui me näiteks niukest tüüpi teeme, siis siin on colors'i tüübiks meil stringi massiiv. Aga kui me teeme nüüd const colors ja ütleme, et asConst, siis tema tüübiks on fikseeritud väärtustega tuple 3 elemendiga. Ehk see on siis näiteks kasulik siis konfigureerimisobjektide tegemisel, kus seda palju on olema näinud. Ehk saab siuksed igast huvitav asju teha. Ja natukene siis annab siis meile ka JavaScript juurde siis selliseid utility type,
ehk jällegi, mida siis raamistikus endas, TypeScriptis endas palju kasutatakse. Näiteks, eks see on siis, need ei ole isegi nagu tüübid, vaid on sellised funktsioonid, mida TypeScript siis juurde toob natukene. Ja näiteks siis see siin, meil on interface user ja partial T, mis ütleb, et see user siin, updates, on siis meil osaline user, ehk kõik väljad siit sellest user'ist muutuvad tingimuslikuks. Ehk näiteks siis see objekt siin, name property on siin ainukene, see on täitsa okei, on ju, sest me oleme öelnud, et see on partial ehk osaline klass. Siis on meil olemas required, teeb siis vastupidi, et kõik on kohustuslikud, pick, omit, record, kõik selged pildid. Ja nüüd aeg-ajalt on meil siis ka vaja kasutada deklaratsioone, ehk meil on olemas juba mingi JavaScripti teek, aga meil ei ole talle tüüpi olemas, ehk me sattume nii-öelda puhta JavaScripti otsa kuskil ja selleks siis saab kirjutada spetsiaalse tüübi definitsioone, ehk nendel on see oma faili extension, selline .d.ts. Ja tavaliselt me neid ise kirjutame ei pea, sest meie oma koodi kirjutame juba algusest peale TypeScriptis, aga siis paljudele sellistele ennekõike vanematele teekidele on siis need tüübideklaratsioonid olemas ja neid saab täitsa endale eraldi tõmmata ja installeerida NPM-ist. Ehk siis on suur tüübiprojekt nimetusega @types, kus see kõik siis kokku tuleb. Ja kui teil siis väga vaja on, siis on olemas selline fraas nagu declare module ja ütelda, et meid ei huvita, meil on see asi olemas ja ära mulle vigu anna. Ja lõpetas siis ka näide, kui me nüüd siin lähme tagasi alguse juurde ja seda viitet hakkame kasutama, siis saame me siis igasuguseid konfiguratsioone määrata oma TypeScriptile. Ja siin me ütleme, et meie moodulid on stiilist ESNext, ehk me kasutame kõiki viimaseid feature'eid, aga kompileeri see ECMAScript 2017, kasuta JavaScripti strict mode'i, ole ise TypeScripti strict või oli see vastupidi emba-kumba. Ehk siis TypeScripti enda strict ei luba siis üldse mingisuguseid lolluseid teha. Ja natukene on siit paart lollust siis veel käsitsi kinni keeratud, ehk no implicit any ja no implicit this, ehk vaikimisi ei saa ükski asi olla any, me peame seda spetsiaalselt deklareerima, ehk me ei saa üldse ilma tüüpi kasutamata mitte midagi teha ja samamoodi ka this peab olema alati deklareeritud. Veel siis natukene mingisuguseid selliseid klassikaliseid asju. Experimental decorators lubab natukene testida dependency injection'it ja igast muid asju. Siis mis teegid meil käigus on, siin tavaliselt piisab niisugusest ESNextist, DOM-ist ja DOM iterablist võib-olla. Ja muu on selline nagu standardne, ehk see tavaliselt siit muudetakse 2-3 väärtust, just nimelt neid keeratakse neid piiranguid rohkem peale. Ja need siis mõjuvad, kus me siin alguses olime, kui me siit selle setup vite teeme, siis seal need automaatselt, siit siis see vanilla TS, see siis meil automaatselt juba tekitab ka vastava TypeScripti konfiguratsiooni. Ja nüüd ei ole vaja midagi muud teha, kui panna käed koodi ja hakata praktikat tegema selle kõigega.